Tere päevast! Olen Erki Kokota ettevõttest AlphaKiss ning koostöös Kaitseressursside Ametiga koostasime selleks kevadeks õpilastele juhendi, kuidas riigikaitse õpetuse tundides võiks minna õue ning koguda väljas andmeid ning selleks kasutada ka ühte geoinfotarkvara ning selle geoinfotarkvara ettevalmistamine ja andmete kogumine ongi praeguse video teema. Nüüd, kellel on juba koolis hangitud ArcGIS-i platvorm, et siis saate seda iseseisvalt uurida ja võite võtta kohe edasi järgmise osa. Aga need, kes soovivad siis ArcGIS-i platvormi peal seda kasutada, siis seda tänast tundi, siis teile on järgmine osa. Nüüd ma hetkel jagan oma ekraani, üks moment. Nii, ma loodan, et tuli kenasti ette ning valige omale meelepärane internetibrauser ja kirjutage alphakiss.ee meie ettevõtte nimi. Nii, siit eesti keeles. Ja siin, kui te lehte allapoole kerite, siis kõige all on paremas tulbas natuke peenes kirjas ülevalt 3. valik, KISS kooli programm. Siin soovitan selle materjalidega tutvuda ja siis praktiliselt kõigil ning allapoole veel kerides te näete siis neid koole, kes on juba liitunud, võib-olla leiate siit ka enda kooli, siis oleks aeg seda litsentsi või neid ligipääsusid uuendada. Ning veel allapoole kerides on mõningad juhendid õpetajatele ja õpilastele. Need tasub kindlasti läbi vaadata, need on samasugused videojuhendid ning siin kõige lõpus tuleb siis täita ja esitada KISS kooli liitumise taotlus. Et seda siis palun teha kas kooli geograafiaõpetajaga või IT-juhiga, kes siis täidab selle ära. Paari päeva pärast saate siis koolile ligipääsud. Koolidele on see tasuta ning saate liituda KISS kooli programmiga Eestis ning vajalikud materjalid, et siis järgnevat tööd edasi hakata tegema. Kui see on tehtud, siis võtke ka teie edasi teine osa ja vaatame, kuidas hakkab toimima edasi.